teemat kuidagi laiendades ja viies rohkem veel poliitilisele pinnale, mulle kõigepealt väga meeldis see, kuidas Jüri Saar need võimu kontsentreerimise ja tsentraliseerimise näited lahti rääkis ülikooli näitel ja ka Justiitsministeeriumi näitel, et mis ma olen neid asju näinud, aga sa tegid selle kuidagi mõne koha pealt väga selgeks ja klaariks ja mul tuli selle peale meelde, milline erinevus valitseb ikkagi Isamaaliidu ja siis Reformierakonna vahel ja kuivõrd Reformierakond on liberaalne partei. Ja vist kõige selgemalt Mart Nutt, nagu tal tavaks on, võttis selle asja kokku ja kuidagi niiviisi, et Reformierakond pigem esindab niisugust riigikapitalismi ja tsentraliseerimist kõige üle kontrolli võtmist. Et see tegelikult ei peaks olema ei liberaalse ega ka parempoolse partei tunnus, aga meie asi on ehitada siis niisugust tugevalt demokraatlikul algel põhinevat parempoolset mõtlemist. Ehk et IRL nüüd Res Publica poole dominandiga kuidagi sarnastub järjest enam Reformierakonnaga ja kõik need tsentraliseerimise näited, millele Jüri siin ka eelnevalt osutas, need tegelikult ilmselt kõige enam häirivadki. Nad häirivad kodanikku, nad on häirinud meid ka partei sees, kui otsused, programmid, valimisloosungid tulevad kusagilt niimoodi deus ex machina ja erakonna liikmed rääkimata erakonna liikmetest, aga isegi Riigikogu liikmed alati ei saa aru, et kust nad nüüd on tulnud ja miks nad niisugused. On vist üks niisugune pooleti bioloogiast tulenev seaduspära, et mida rohkem isendeid koos tegutseb, seda ratsionaalsemad otsuseid lõppkokkuvõttes vastu võetakse. Ja selles peitub ilmselt ka demokraatia ja avatuse ja avatud mõttevahetuse mõttekus. Ma ei tea, kui palju see tõsi on, aga kusagil keegi rääkis mulle isegi mingit niisugust juttu, et ka rahanduslikke otsuseid, nende ratsionaalsus on seda kõrgem, mida rohkem inimesi nende väljatöötamisel nagu reaalselt panustab. Et kui Riigikogule saadetakse Rahandusministeeriumist mingisugune eelarve, mida õieti muuta ei saa, siis sa tunned ennast natukene jõuetuna. Aga kui see, mida laiemalt see asi on läbi räägitud ja mida laiem on ka ühiskondlik surve ja küsimused sellest, et kas see või teine rahakasutus on ratsionaalne ja otstarbekas meie kõigi jaoks, seda suurem on tõenäosus, et see tõepoolest on ka ratsionaalne. Mul tuli vahepeal meelde üks näide, kui ma olin Venemaa valimistel ja seal oli üks situatsioon, kus kohalikud vaatlejad palusid mul, ma olin Krasnodaris, jääda hommikuks territoriaalse valimiskomisjoni istungile, et äkki teie kui rahvusvaheline vaatleja, kui olete kohal, et võib-olla asju aetakse natukene viisakamalt, et olge hea, kui te vähegi jaksate pidada vastu. No ma pidasin. Ja siis seal oli üks niisugune situatsioon, kus 9 komisjoni liikmest 8 ilmselt esindasid siis kohalikku administratsiooni ühel või teisel moel ja üks esindas väga selgelt opositsiooni. Ja tema kätte olid siis kogunenud ka mingisugused kaebused, mida olid esitanud kohalikud vaatlejad. Võib-olla mõni neist oli terasem, võib-olla mõni neist oli halvasti vormistatud ja nii edasi, aga igal juhul need kaebused tuli läbi arutada ja nende kohta mingisugune seisukoht võtta. Ja siis ma ühesõnaga jälgisin kõrvalt seda olukorda, kus need 8 inimest seda ühte püüdsid vahetpidamata naeruvääristada, püüdsid öelda, et vaadake need kaebused, mida teie kaitsete, et need on täiesti kirjaoskamatult koostatud ja üleüldse te takistate töö tegemist ja segate meid. Ja mulle tuli midagi väga tuttavat, et me oleme Tõnis Lukasega ja mõned inimesed veel olnud väga sarnastes situatsioonides aeg-ajalt viimasel ajal. Me oleme teatud määral võtnud sellise survegrupi positsiooni. Meie eesmärk on ühiskonnas aidata kaasa avatud diskussioonile.
andes ise selleks eeskuju. Mingid muud eesmärgid, mis võivad viia poliitiliste tegevusteni, neid määratleb eeskätt vajadus, see ei ole välistatud. Kui ei õnnestu muuta olemasolevate erakondade käitumisstrateegiat ja piisavalt palju inimesi on ühiskonnas neid, kes ei ole sellega rahul, siis võivad olla mingisugused poliitilised sammud võimalikud, aga me ei pea igal hetkel ja kõigele alati reageerima. Me peame piisavalt nähtavad olema ja me oleme seda suutnud selle võrra, et mingites avalikes diskussioonides ja analüüsides meiega arvestatakse. Erakonnaseaduse muudatustega on Eestis väga keeruliseks tehtud mingisuguse uue poliitilise jõu teke. Venemaal muide nüüd lubatakse, et saab 500 allkirjaga, et enne oli vist 2 miljonit vahe ja nüüd saab 500. Kui nad selle vastu võtavad, tähendab, millest nad kõnelenud on. Aga Eestis ei ole see niivõrd keeruliseks tehtud isegi mitte 1000 liikme nõudega. Ta on keeruliseks tehtud rahast. Sellest hetkest, kui 2003. aastal erakondade rahastamine mitmekordistus, algas teatav erakondade enesesse sulgumine ja mingis mõttes poliitilise kultuuri allakäik. Et pisut liiga palju, liiga vabalt kättesaadavat administratiivset ressurssi, mis tuleb Riigikogu kohtade pealt ja siis nagu see kirjeldus oli ka, et sealt läksid ka valimiskampaaniad käest ära, et liiga palju raha kulutati reklaamile, juleti võtta võlgu ja seda võlga siis maksti Riigikogu kohtade arvelt, mis saab. Eelisel, mis olemasolevatele erakondadele loodud on ka see tagajärg, et muututakse kuidagi nagu liiga mugavaks, liiga vähe arvestavaks. Nii erakonnasiseselt kui ühiskonna suhtes. Ma näen neid märke, mis teevad rahutuks nii erakondade sisekultuuri osas kui ühiskondliku diskussiooni osas tervikuna. Ja need on need samad märgid enam-vähem, millele Jüri Saar viitas. Aga me oleme tohutult palju saavutanud. Tegelikult on läinud selgelt kõige paremini kõigist endise Nõukogude Liidu riikidest ja paljude Ida-Euroopa riikidega ka võrreldes, mis ei tähenda mitte seda, et me ei ole teinud vigu, aga me ei ole teinud suuri vigu, aga kindlasti on meie inimesed väsinud mitmest asjast. Nad on väsinud ka sellest, et meie võrdlus teiste arenenud riikidega keskmise palga ja kõigi sotsiaalnäitajate osas on ikkagi kehvakene, täiesti selgelt, aga ilmselt ühes demokraatlikus ühiskonnas ühel hetkel tekib väsimus ka ühe näo domineerimisest poliitikas. Ja see on võib-olla kõige selgemini Andrus Ansipi nägu, et tal selline nägu on, sellest teda otseselt süüdistada ei saa. Ma ei taha midagi peaministri kohta halvasti öelda, aga see väsimus tekib ja sellest tulenevalt tekib ka nõudlus millegi uue järele. Kõige suuremad edulootused on erakonnal, kes mingil moel suudab end vastanduda praegu erakondade hulgas välja kujunenud või veel välja kujunevale kommunikatsioonistrateegiale ja niisugusele tsentraliseerimise praktikale. Aga need tendentsid on ilmselt omased enam-vähem kõigile Eesti erakondadele praegu, vähemalt nendele, kes on parlamendist väljas, nende mõju tõepoolest poliitika kujundamisel on praktiliselt olemas. Mõnikord peab inimestega rääkima ausalt, millised on riigi võimalused, mida me saame teha ja mida me ei saa. Nii lihtsalt see on. Et senimaani mulle tundub, et oma kommunikatsiooni ja reklaamistrateegiates, vabandust väga,
erakonnad tihtipeale peavad valijat lihtsalt loll. Minu hinnangul meie ühiskond areneb ja meie inimesed on järjest läbinägelikumad ja järjest targemad ja hindavad poliitikuid ka vastavalt realiteedile.